Tere, mina olen Mark Müürsamm Oliverist ja täna ma näitan teile sellist kasulikku tööriista, nagu seda on Hotjar. Hotjar on digiturundus väga kasulik abimees, sest selle abil me saame jälgida või konkreetselt vaadata, kuidas meie veebilehe külastajad teatud lehti ja nendes olevat sisu tarbivad. Siin ees on meil Moliveri 3 heatmap'i ehk siis kuuma kaarti ja kui me võtame ühe nendest lahti, milleks on siis Moliveri ingliskeelne esileht, siis me saame siit vaadata erinevaid asju. Esmalt me saame näha, et kust seadmest on kõige rohkem sessioone meie jaoks salvestatud. Hetkel desktopist, jätame ka desktopi sisse. Ja esimese asjana vaatame, kuhu siis inimesed meie esilehel klikivad. Ingliskeelse esilehe puhul näeme ära, et inimesed 16% klikivad kohe keelevahetuse nupule, ehk siis pigem lähevad tarbima seda esilehte eesti keeles. Okei, selge. Vaatame, kuhu nad veel klikivad. Klikitaksegi siia kontaktipäringusse. Täidetakse seda ja samamoodi aluses. Ehk siis inimesed võib-olla neile meeldib meie veebilehel kasutada seda päist ja seda jalust. Samamoodi, kuhu inimesed kursorit liigutavad, me näeme ära, et kus kohas nad käivad kursoriga. Ehk siis sisuliselt meie mõistes, et kus nad pilkudega käivad, sest kursor on ühest küljest nagu meie silmapaar. Käivad jälle siin jaluses kontaktipäringus, üleval pool samamoodi. Ja kuhumaani nad siis scrollivad või kerivad oma hiirega. Siit me saame järjest minna. Teenuste lõppu jõuab 25% ja siia kontaktipäringu juurde või kontaktipäringu lõppu 20% inimestest. Et kõik need 3 sellist tegevuse kokkuvõtet on väga hea infoallikas, mille põhjal me saame teha erinevaid muudatusi. Selle konkreetse esilehe puhul näiteks me vaatasime, et meil on siin kliendi tagasiside sektsioon, selline kohake, ja meil on tegelikult siin nupp, mis viib siis konkreetsesse kliendi case study'sse, aga inimesed ei kliki siia. Meie eeldus on hetkel see, et see ei näe väga nupu moodi välja, lihtsalt mingi nooleke. Okei, me muudame ära ja testime, äkki kui teha see nupp samamoodi selliseks, nagu ta on üleval, kas siis saab rohkem klikke. Jällegi oleme aidanud inimesel sisu rohkem tarbida, kui see tõesti nii on. Kui me vaatame näiteks seda konkreetset blogipostitust, mis meil siin on, siis me tahame samamoodi näha, et kuidas inimesed seda blogipostitust tarbivad, kuhu maani nad üldse loevad, kas nad klikivad näiteks kuhugi ja loodavad, et siis selle kliki taga on link, kuhu nad üldse kursoriga liigutavad. Kõike seda jällegi saame vaadata Hotjarist. Siin on hetkel see blogipostitus meil ees. Vaatame, kuhu nad klikivad. Siin igal pool on nagu klikitud. Piltide peale ka. Okei, selge. Aga vaatame, kuhu nad kursorit liigutavad. Facebooki visuaalide möödud. Siin on blogipostitusse oleme pannud erinevate pindade siis konkreetselt möödud ja nagu näha, siin on hästi palju tegevust puhtalt sellepärast, et inimesed kopeerivad selle suuruse ja siis hakkavad seda kas siis kasutama või saadavad näiteks kujundale, et tema siis teeks selle pinna jaoks selle kujunduse valmis. Et see on väga huvitav selline asi, mida kõrva taha panna ja tegelikult me saame vaadata, kuhu maani nad üldse jõuavad. 35% on seal lõppu välja jõudnud, ehk siis nad scrollivad, aga 100% inimestest vaatab selle visuaalide möödu ära, ehk siis see kõige vajalikum asi, mida inimene seda postitust lugedes ootas, selle ta saab ka ülevalt kätte, ehk siis me teeme sisu tarbimise lihtsamaks. Tegelikult Hotjar aitab meil vaadata ka võib-olla selliseid konkreetseid sessioone. Me saame siit võtta sellise sessiooni ette, kus siis näeme, mida konkreetne inimene tegi. See ei ole isikustatud, me ei tea, kes see oli, aga ma näen ära, et see inimene kasutas desktopi, ta kasutas Safarit ja
ta on Maci kasutaja, ehk siis äkki siin vaates on midagi valesti, mida me peame muutma. Me saame vaadata, kuhu see konkreetne inimene võib-olla klikkis, kuidas ta scrollis, kuidas ta erinevatel lehtedel käis ja see kõik tegelikult annab meile aimu, et mida veebilehel parandada, et seda kasutajakogemust, seda sisu tarbimist ja kõike seda teha lihtsamaks. Ja selleks korraks ongi kõik. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani. Full of know-how